Kas teie olete kuulnud, et meie koolis kummitab? Ikka olen. Üldiselt ma kahtlustan, et ega siin väga põhjust kummitustel olla ei ole. Et kui tõepoolest see vaene kaupmees siin 18. sajandil nüüd oma keldris midagi salajast tegi või mingisugune patukoorem oli, siis ehk jah. Kui nüüd mõelda selle peale, et kas siin on inimesi surnud, jah, teise maailmasõja ajal on seda olnud, sest siin oli ka lühikest aega sõjaväehaigla ja kahjuks inimesi tõepoolest siit lahkus. Aga üldiselt ma kardan, et nii mõneski teises kohas oleks kummituste kohtamine hoopiski tõenäosem kui meie majas. Jaa, olen kuulnud, et meie koolis kummitab. Jah, ma olen kuulnud, et kummitused pidid elama siin tegelikult. Aga selle peale seda vägevat remonti, mis meil koolimajas tehti, et kummitused olla nagu kuidagi sükkseks vaiksemaks jäänud. Muidugi kummitab siin. See on üle 200 aasta vana maja ju. Ja kool on ikka koht, kuhu õpilased tagasi tulevad. Need kunagised õpilased siis kindla peale kummitab. Kas te arvate, et nad on sellised sõbralikud või pigem kurjad, et kas on hirmu ka nende ees? Mul ei ole, aga mina arvan, et siinpool on sellised väga mängulised ja väga natukene ulakad kummitused, kes mängivad väikseid trikke. Mina tunnetan ainult suurt heatahtlikkust siin majas, otsast otsani. Et kui miski liigutabki kuskil või teeb häält, siis ma tunnen, et see on pigem toetav kui hirmutav. Ma arvan, et nad on kindlasti sõbralikud. Ma arvan, et nad on sõbralikud, nii nagu Viidemanni vaim, mis hõljub siin meie majas on, et kummitused sama sõbralikud. Kas meie majas on mingi teatud ruumid või piirkond, kus on kindlasti kummitusi? Ma arvan, et need kummitused on rohkem seal kõige vanemas osas, ehk siis selles Kaldav tänava poolses osas ja võib-olla ka Võlvis äkki. Ja pigem ma arvan, et nad võivad selles vanas osas olla, kus meil on inglise keele klass ja geograafia klass ja raamatukogu. Ma arvan, et Võlvis kummitab. Aga just siin vanas osas. Kas te ise julgeksite öösel koolimajas viibida ja kas teil on ka seda ette tulnud? Ei, öösel ma kooli ei ole tulnud. Ma ei arva, et ma peaks seda kartma, aga ma ei leia, et ma peaks tulema siia öösel. Vaat seda isegi ei tea, aga ma proovin järgi. Praegu ma arvan, et ma julgen, aga kui see päris õhtu ja öö käes on ja peaksin üksinda olema, siis saab näha. Ma olen isegi sunnitud viibima siin vahel, sest kui mingisugune häire toimub, siis on vahel juhtunud sellist asja, et ma olen pidanud siia öösel tulema koolimajja. Sest tegelikult kui on häire ja see häire nagu ei taastu ja koolimaja ei lähe uuesti valvesse, siis ma olen sunnitud siia öösel täiesti üksinda olnud tulema ja ma olen mingisuguseid hääli kuulnud, aga ma arvan, et need on ikkagi kuidagi seotud mingisuguste tavaliste asjadega, et selliseid eriskummalisi hääli ma ei ole kuulnud. See võib-olla naljakas, see ei ole nagu siuke ehe kummituse lugu, aga ma ei tea, kas keegi on tähele pannud üldse, et meil füüsikaklassis seal taga seinas on selline pisike luugikene põranda pinna juures. Kas te ei olete seda tähele pannud? Taga seinas. Tegelikult selle luugi taga on päris suur ruum. Seal on 3 suurt ventilatsiooniseadet. Ja siin, et nendeni pääseda, peab natuke, mingisugune 1,5 või 2 meetrit peab nagu roomama või käpuli käima. Ja seal taga on üks suur ruum. Ja mingil hetkel oli vaja neid seadmeid kuidagi ümber programmeerida, sest nad ei töötanud nii, nagu me oleks tahtnud. Ja selleks ma vaatasin, et Tõnu Tiidul oleks kõik tunnid lõppenud. Läksin sinna kuskil, ma ei tea, võib-olla õhtul 4 ajal. Ja toimetasin seal päris kaua, võib-olla mingisugune tund või 1,5. Ja siis, kui ma hakkasin sealt välja tulema, siis eks ma ikka tegin seal mingisugused hääli, võib-olla ma natuke nohisesin või klobistasin seal natuke selles käigus, kus ma välja hakkasin tulema ja võib-olla ma äkki isegi ümisesin mõnda mingit viisijuppi.
ja siis, kui ma sealt püsti tõusin, siis ma nägin, et tahvli ees oli meie koristaja Kaie, kes oli niimoodi, kurat! Nüüd ma mõtlesin, et need kummitused ongi kohal. Et see oli siuke naljakas juhtum. Tere õhtust! Täna oleme tulnud siia, et uurida välja, mis toimub Läänemaa Ühisgümnaasiumis öösiti tegelikult. Ja siin on minu tiim. Lähme! Klasside 26 siit tuleme, kuulime vana osa. Ma olen küll kuulnud, et siin pidi kummitama. Kas siin nagu päriselt kummitab või nagu... Kuule, muidugi kummitab, mõtle, kui vana see maja on ja siin oli sõjaväehaigla. Come on. Okei. Ma lähen vaatan ringi, ehk ma leian midagi. Eks sa vaata, kui julged. Mis toimub? Oitša, räägi laud. Me peame seda asja lihtsalt uurima. Okei, teeme ära. Teeme ära. Politseilaual on 3 reeglit. Esiteks, ärge kunagi mängige seda üksi. Teiseks, alati öelge head aega. Ja kolmandaks, see ei ole mäng. Nii, paneme nüüd kõik oma näpud siia peale. Ma loen mõttes sõnu ja samal ajal me teeme 3 ringi. Kuule, pane see kaamera ära, see segab keskendumist. Kas keegi viibib koos meiega siin ruumis? No, kas te ise usute seda või? Hullult naljakas sinu arust, liigutan ise seda. No, see ei ole mäng, ma just ütlesin see seda. See ei tööta ju päriselt. Ja mis siis saab, mida iganes? Ei, ma nüüd päriselt kardan. Mis asja? Helen, kuhu sa lähed? Mis asja? Mis me teeme nüüd? Ma ei tea, ootame, kuni ta tagasi tuleb vist. Ok. Peab maha rahunema lihtsalt. Sinu mõist on natuke imelik, et ta siia meie tagasi pole tulnud või? On küll, ma ei tea, peaks otsima äkki minema. Lähme vaatame jooksuks. Okay. Teda pole enam. Mis mõttes pole? Saad aru, et teda lihtsalt ei ole enam, teda pole enam. Me peame siit ära minema kohe. Me peame siit kohe ära minema, teda pole enam. Oota, kuhu sa lähed? Oota! Mis juhtus? Mis asi see on seal? Kust mina tean, mis asi see on või kust kohast see sinna sai? No, siin majas toimub midagi. kuidagi see pidi sinna saama ju.